tervitused. Nii, peale Pärnu jõe püüki ja Fiidri katsetust siis suundun Vigala jõele ja Korgjõngega ning Lepiskala rakendusega. Lähen täna peale siis, et midagi teha ei ole. Aprill on selline heas mõttes keeruline kuu, kalamehele kiire, tuleb selle säre ja vimmaga võidu joosta. Ei ole see nagu haug, kui hooaeg algab, et ta sind alati kuskil ootab. Vimm ja särg ei oota, tuleb lihtsalt ära kasutada seda imelist kuud aprilli. Põhisööda ainetele lisaks panen mulda, mis Fiidri püügil tõestas ennast ja oli näha, et hoiab seda sööta kauem põhja peal söödaplatsil. Nii, söödapallid on alla visatud ja jääb nüüd oodata, et hakkaks mõjuma ja kala ka kohale meelitab. Vaikselt hakkame siis korki ujutama. Läheb siit täna normaalset kala läbi ja kas jätab siis söödaplatsile pidama ka kellegi. Nii, esimene võtt. Ja ilus särg on. Paneme selle hetkel sumpa ja vaatame, mis edasi saab. Kusjuures püügisügavust on mul siin oma, pakun ritvan vähemalt 4 meetrit, et siuke sügav auk. Vähemalt esimesed võttud on käes ja üks võtt oli päris tugev, näed, korka. Ütleme nii, et sööt toimib, saame natuke särgegi püüda. Vimb, korralik. See on vimb. Oh, sai raisk. Opa. Nii, tuleb siia äkki esimene haigus plätserdab. Oh. Ilusad on need Vigala vimmad. Milline äge tunne hakata neid 4 meetri sügavuselt pinnale tooma. Vaatame, kas tuleb järgi, aga sööda mõju vist on jälle positiivne, ma loodan. Mis vajadusel saab juurde loopida. Nii, aga ma panen hoopis nüüd Lepiskala rakendusega siin. Särg ja vimb on ennast näidanud ja
Noh, taha ei jäänud. Noh, viidikas tahab tulla siin. Nii ma kolin korgi õnge peale praegu tagasi. Peale viidikat ei tulnud hetkel midagi. Vaatame, kas oleme üldse kala pidama saanud või ei ole teda, et mis see korgiõng teeb. On sellel ka viidikas kallal. Lükkab korki üles lihtsalt. Viidikas järab kohe, kui põhjas on, isegi seal 4 meetri sügavuselt korki upitab üles. Selle lepiskala rakenduse jätsin passiivselt siia omal kõrval. Noh, veab lihtsalt. Viidikas isegi seda korki siin isukalt. Tuleb viidikas viidika järgi. Erilist nagu lõbu nendega küll ei ole. Saan siin käima veel kaamera. Hakkasin rakendust loopimas nende viidikate jama peale ja oppa, milline põrsas. Nii. See kork ulbib seal oma ette. Vaatasin, et viidikaid tuli siit järjest ja istusin toolile maha, et tõmban seda rakendust nii kaua vaikselt enda poole, kui siit käis eest võtta. Poole pealt võtt käima, aga oi jumal, mis seal otsas on. Sa juudes, kus ta tirib. Saab äkki küll. No niimoodi võttis jälle. Ja seda alumist oranži. Nii, teine vimp siin rakendusele. Kõik võtud on poole pealt. Vahi värki, kes tuli rakendusele. Aug. Oli tõuku ära sööma mul ja lipsu läbi hammustama. Keeluaeg. Opa. Ugipoiss tuli siin. Sõi tõugud ära ja mõtlesin järjekordne vimmavõtt. Aga aug hoopis. Appa, see on vimm. Löök käis. Ja ilus vimb tuleb. So juudus. Selline
noh, mine kontrolli veel olukorda. 3 vimba siis suht lühikese vahega nüüd siin. Opa, nii. Tule siia, opa, rein. Lõbus tirimine ju tegelikult. Rakendus töötab. Nii. Väga lõbus. Nii, oppa, tuleb ilus vimb jälle. Nii, seekord on kollase ülemise otsas. No võt, huvitav, kui vimma tuubel tuleks. Mis ta nüüd on, siis 5 vimba vist on rakendusele ja üks hommikune tuli korgiõngele, siis hakkas see viidikaralli pihta, siis panin pärast korgiõnge kõrvale ja nüüd siin toolil istudes vaikselt ise üle kalda, hakkan enda poole kerima ja siuke chill. Vahepeal tuleb kerimise pealt niimoodi, tunnen, et lööb löögi ära nagu röövkalapüük, ahvena tsiigitamine või mõnikord teen sellise 10-15 sekundilise pausi ja tunnen, et teeb löögi ära ja siis haagini on taga. Lõpetan püügi ära, et tundub, et sellel vimmal tekkis lõunapaus ja rohkem ta ei söönud. Aga kaalume siin selle kõige suurem ära, huvi pärast vaatame enne, kui vere välja lase, mis isegi ei tea, milline see kõige suurem neist on. Ma ei tea, see vast äkki. No 500 näitab, ma mõtlesin, et on rohkem, aga ju siis on. Ja kokku tuli 6 vimba siis ära, 5 rakendusele ja 1 hommikune korgiõngele, aga ma jään neid siia nüüd veristama ja seniks uue kalaretkeni.